Tegelikult on see Juristide Liidu poolt korraldatud õigusapteegiga tegemist ja ma julgen väita, et see on linlaste seas ääretult populaarne. Seoses pandeemiaga on meil need õigusapteegid ridamisi ära jäänud ja ka siinsamas Haaberstis pidi ju olema õigusapteek ligemale 3 nädalat tagasi ja inimesed väga seda ootasid, kuid paraku jäi see ära. Ja ma võin teile kinnitada, et väga paljud inimesed, kes olid siia plaanis tulla, tegelikult lausa helistasid mulle ja kirjutasid, et mured on suured, õigusnõu vajatakse ja seetõttu on need kindlasti väga tänuväärsed üritused linlastele, et saaks aidata nii-öelda esialgses õigusabis kõikvõimalikes erinevates valdkondades. Kuivõrd siin on meil kohal täna väga palju professionaalse tasemega juristid, õigusnõustajad, kes siis erinevaid valdkondi väga hästi tunnevad. Mis puudutab korteriühistuid, siis ühistute puhul võib-olla number 1 mure on täna üldkoosolekute korraldamine. Et eelmine aasta jõustusid seadused, osad seadused kehtivad tänaseni, osad seadused olid nii-öelda ülemineku ajaga, ehk et nii-öelda muutusid siis kehtetuks 31. oktoobrist ja väga tihti on inimestel küsimusi, kas see seadus jõustus, kas see konkreetne punkt kehtib, kas see on nii-öelda kehtetu ja sellest lähtuvalt on korteriühistute puhul valdavalt üldkoosolekutega seonduvad teemad ja tegelikult, mis siin pattu salata, ma olen ka sellest varem rääkinud, pandeemia on jätnud inimestele ka sellise võib-olla natukene liiga aktiivse kooselu mulje, sellepärast et tööl käia ei saadud ja väga tihti inimesed olid kodus, on ka sellist nii-öelda müraga seonduvaid küsimusi, probleeme, et see on võib-olla teine selline põhiküsimus. Aga kindlasti, mida ma tahaks välja tuua, on kõikvõimalike advokaatide poole pöördumisi väga palju, on perekonnaõigusest tulenevaid küsimusi, notariaaltoimingud, pärimised, korteriomandite, maatükkide võõrandamised, et selles suhtes on see teemade võrk väga lai, samamoodi ka tööõigused. Et selles suhtes meil on erinevad spetsialistid täna kõik kohal. Suvi tuleb peale ja ma arvan, et see informatsioon, millal on järgmine, tuleb kindlasti Juristide Liidu kodulehel ja ka konkreetselt siis linnaosades juba, kui järgmine õigusapteek tuleb, aga inimesed seda kindlasti ootavad ja mina olen ka nõus seal osalema. Täna toimub meil üle pika aja jälle tasuta õigusabi andmine, et inimestel on nüüd koroonaga kogunenud igasuguseid probleeme, igasuguseid küsimusi ja selles mõttes on väga vajalik, et inimesed saaksid läbi õigusapteegi omale vähemalt suunad, kuhu nad peavad minema, mida nad peavad tegema, mis on nende õigused või millised on üldse variandid ja võimalused, et selline esimese suuna näitamine on väga vajalik inimestele, et nad ei jookseks lihtsalt huupi mööda linna, näiteks mööda õigusbüroosid või siis maksaks raha selle eest, et nad teaks täpselt, mis konkreetselt, võib-olla mõnikord ei olegi vaja minna kuskile juriidilisse büroosse, ta teab, kuhu kohaliku omavalitsuse tuleb minna, mida ta peab tegema, et see on selline esimese suuna kätte näitamine on väga vajalik tänapäeval. See sõltub nendest, kuidas need probleemid on kuhjunud, et minul on järjest rohkem, et ma olen pankrotihaldur, et inimesed oma võlgadega on jooksnud puntrasse ja nad ei tea, kuidas ja mismoodi käituda või mida teha või et üldse saada mingit nõu, et kuidas oma varaga edasi käituda. Eakad inimesed näiteks on tulnud ja küsinud, et millised mõtted ja nagu praegu üks proua käis, oli väga rahul, ütles, et ta sellise mõtte peale üldse ei tulnudki, et nad on oma mõtetega ühte suunda ennast mõelnud ja kui sa annad teise mõtte, siis sa ütled, et ma ise selle peale ei tulnudki, et see on väga hea mõte, et sellised arutamine ja mõtteavaldus ja mõnikord on võõra inimesega asja palju parem ju arutada ja läbi rääkida kui oma kodus kellegiga, et igaühel on omad isiklikud äkki ambitsioonid kuskil, et see on ikka väga vajalik üritus, mis Tallinna linn koos Juristide Liiduga teeb. Minu juurde on tulnud isegi niimoodi, et tulebki järgmine kord
kord ta ei tule siia nagu nõu saama, vaid et ta tuleb, registreerib ennast ja tuleb ainult sellepärast, et tuleb ütlema, et aitäh teile, et see oli õige nõu ja aitäh, et ma niimoodi tegin. Ja on selliseid inimesi, kes tulevad esimest korda, ma ütlen, et vot nii ja nii tuleb teha, et tuleb järgmine kord, nii, nüüd ma tegin need ja need asjad ära, mis ma nüüd edasi pean tegema. Et selliseid püsikliente nii-öelda, et nad jälgivad neid reklaame ja tulevad, et jaa, et see on nagu väga armas, et Eesti inimene eriti on ju väga kitsi nagu sellist tänu välja näitamast, et nad võtavad vaevaks ja tulla nagu jälgida, kus on järgmine apteek, tuleb kohale lihtsalt ainult selleks, et tulla ütlema, et jaa, et teil oli õigus ja aitäh, et te niimoodi mind suunasite.